Tervitan kõiki matemaatikasõpru, mina olen Allar Veelmaa ja me oleme jõudnud siis 2026. aasta põhikooli eksami 4. ülesandeni. Ma isegi siin ei hakka soovitama, et pange video pausile, me niikuinii vaatame siin samm-sammult. Kõigepealt, ülesanne on 8 punkti, see tähendab seda, et kui teete kõik õigesti, saate 8 punkti ja võtate nüüd protsenti, arvutate, siis see annab teile 100%-st kui palju? 16% saate siit, jah, kui teete kõik õigesti. No nii, kuulge, on antud ruutfunktsioon, x-i ruut pluss 4x-i. Nüüd tuletame meelde, ruutfunktsioon ja ruutfunktsiooni graafik on parabool, muidugi parabool. Ega neid jooni eriti palju, mida te teadma peate, ei ole, on sirge, parabool ja peate ära tundma hüperbooli. Selles mõttes, et kui on antud funktsioon ja on antud siis selle vastav valem. Muidugi on veel jooni, ringjoon ka, aga ringjoone valemit te loomulikult ei tea. Ei peagi teadma. Mida küsitakse? Ruutfunktsiooni nullkohad. See on nüüd esimene koht, milles ma tahan natuke pikemalt rääkida. Nimelt, siin aetakse tihti sassi 2 asju. On olemas lõikepunktid x teljega ehk siis abstssis teljega. Ja on olemas nende lõikepunktide x-koordinaadid ja nullkohad. Nullkohad on alati x-koordinaadid ainult, ei ole punktid, nii et ma kirjutan siia juurde, et just nimelt need x-koordinaadid. Et ärge palun ajage sassi. Need on 2 erinevat asja. Kui küsitakse lõikepunkte, näiteks lõikepunkte koordinaattelgedega, see on hoopis teine küsimus, aga nullkohad. Ja nullkohtade leidmiseks loomulikult tuleb teha mis? Tuleb teha mis asi? Lahendada võrrand, on ju nii. X-i ruut pluss 4x-i võrdub nulliga. Ma teen nüüd ühe joone siia, ühe sellise imeliku, kustutan kohe ära, see pole õige. Näete, kui see parabool näeks välja midagi, umbes sellist, jah. See on küll paraboolilaadne toode siin. Vaat siis selle punkti ja selle punkti x-koordinaadid on nullkohad. Ja selleks, et neid x-i väärtusi teada saada, lahendatakse siis võrrand x-i ruut pluss 4x on 0. Ma kustutan selle õuduse kohe siit ruttu ära, sellepärast, et see ei ole oma kunstilist väärtust. Ja me teeme niikuinii joonise pärast. Nüüd edasi, haripunkt. Haripunkt, vaadake, see parabool, kui te vaatate võrrandit, te saate aru, x-i ruudu ees on arv 1, siis see parabool avaneb ülespoole. Haripunkt on selle parabooli kõige madalam punkt. Ja kui te saate teada nullkohad, siis haripunkti x-koordinaadi saate teada kuidas. Mis te teete? Mitte midagi erilist ei tee. Parabooli siis haripunkti x-koordinaadi saate teada nii, et võtate nullkohad, liidate kokku ja jagate 2-ga. Ja kui te selle arvu olete teada saanud, siis te asendate siia parabooli võrrandisse ja saate teada y-ki. Omaette teema on siis, kui sellel funktsioonil näiteks nullkohti ei ole. Mis siis teha? Aga sellisel juhul ärge hakake nutma, võtke asju rahulikult. Siis selle haripunkt x-koordinaadi saab teada ka valemiga miinus b jagatud 2a-ga. Mis asjad on a ja b? Vaadake, parabooli võib ju panna siis kirja, näete niimoodi tema võrrand, ja ax-i ruut pluss b korda x ja liitad c. C on vaba liige. Vaba liige siia sellesse valemisse kuidagi sisse ei lähe. Järelikult selles haripunkti siis x-koordinaadi arvutamise valemis on ainult siis ruutliikme kordaja ja lineaarliikme kordaja. Mõlemad valemid töötavad ühtemoodi, annavad ühe sama tulemuse. Nii et mõlemad valemid tasuks teada.
Teine küsimus. Leida lineaarfunktsioon, tuletan meelde, graafik on sirge. Ja kui te vaatate siin, näete, on arv 2, see ütleb teile ära, et tegemist on tõusva sirgega. Ja Y-telje siis lõikepunkt. Pange nüüd tähele, punkt. Ja kui ma teen nüüd jällegi ühe sellise suvalise sirge siia, nii, no täiesti võtan siit suvalise sirge, vähemalt üks asi on seal sirgel õige, teine kindlasti ei ole. Vaadake, Y on 2x plus 3. Vaba liige näitab mida? Vaba liige näitab alati seda, kus kohast see sirge läheb läbi Y-telje. Ta läheb läbi kohal, kus näete X on 0 ja Y on 3. Vot see punkt on siin õige. 2x plus 3, see sirge iseenesest loomulikult praegu ei vasta sellele valemile. Aga selle ma kustutan maha. Nüüd ma tahan näidata ühte asja. Millist punkti küsitakse? Vot küsitakse seda punkti, näete siin. Ja te panete tähele, et selle punkti X-koordinaat on 0. Kui sirge läbib Y-telge, siis X-i väärtus on 0. Ja kui X on 0, on Y 3. Nii et tegelikult ma võin panna juba siia kirja, et X on 0 ja Y on 3. Seda sai peast arvutada. On niimoodi, jah? Eks ole? Nii et näete. Ja nüüd, kolmas punkt. Joonesta funktsioonide graafikud. Parabool. Aha. No parabooli korral on teil teada 0 kohad, sellepärast et need arvutate siin punktis 1 välja. Siis te arvutate ära haripunkti. Teil on 3 punkti juba teada. 3 punkti järgi kindla peale veel parabooli joonestama ei hakka. Liiga vähe. Alla 5 punkti ma ütlen teile kohe otse ära, ärge hakake parabooli isegi üritama. Ja kui te parabooli teete, siis kas 5 punkti või 7 punkti või sõltuvalt sellest, kuidas te soovite. Siis vaadake ka seda, et need, enne kui hakkate joonist tegema, et tõepoolest, et punktid paiknevad parabooli peal, et mitte ei teki sellist tobedat olukorda, kus tuleb mingisugune imelik jõnks sisse, siis te saate kohe aru, et ahaa, et seal on mingi arvutusviga, et parabool, näete, peab olema sümmeetriline oma telje suhtes, ehk siis kui te siit paraboolile teeksite telje, siis vasaku poole peegeldamisel selle telje suhtes saate parema poole ja vastupidi. Et ei tohi olla niimoodi, et on mingisugune lohk või muhk või midagi sellist, jah. Nii et parabooli joonestamiseks on punkte rohkem vaja, 3 ei piisa, ma arvan, et 5 on täiesti hea. Sirge, lineaarfunktsioon, Y on 2x plus 3. Sirge joonestamiseks piisab 2 punktist. Võib arvutada ka 3. punkti, see on lihtsalt kontrollimiseks, et kui te panete need 3 punkti ilusasti teljestikku, et siis vaadake ära, et kas need 3 punkti tõepoolest, kui panete joonlaua sinna peale, paiknevad ühe sirge peal ja kui ei paikne, siis on üks punktides valesti, need koordinaadid on valesti arvutatud. Et siis peate uuesti arvutama, vaatama, otsige viga üles. Selge. Pikk jutt on nüüd lõppenud, läheme siis tegude juurde. Ahaa, vaatame, mis me siis siin teeme. Funktsioon, ruutfunktsioon. Muide, tuletame meelde, kui vaba liige puudub, ehk on 0, siis see graafik läbib alati sellist toredat punkti, nagu on seda koordinaatide alguspunkt. Sest vaadake, kui ma panen X asemele 0, 0 ruut on 0, 4 korda 0 on 0, 0 plus 0 on 0, Y on 0, X on 0, Y on 0. Järelikult punkt 0 ja 0 on see punkt, kus graafik läheb läbi. Me oleme tegelikult peast välja arvutanud ühe 0 koha. See on X-i väärtus 0. Aga läheb edasi. Meil on öeldud, et kirjalikult arvutada. Lahendame võrrandi. Loomulikult, ärge seda valemit või seda võrrandit nüüd lahendage valemiga. See on lihtsalt kohutav, jah. Ärge ikka jätke endast eksamil ka soliidne mulje. X sulgud ette ja siit lahendame tõesti peast. Üks lahend on 0 ja teine on -4. Sulg läheb siis 0-iks või sulu sisu õigemini, siis kui X on -4. Nii et lahendid on siis 0 ja -4 ja need ongi 0 kohad. Nii et näete, haripunkt. Meil on 0 ja -4 olemas. Kasutame siis seda valemit, näete, mis ma siia enne kirja panin. Näete, ma teen siia punase punkti juurde, et siis igaüks näeb seda. Ja
Paneme arvud siis valemisse, arvutame ära ja saame 0 ja -4 kokku liita -4, jagame 2, tuleb -2. X-koordinaat on -2, aga vaat nüüd on tegemist punktiga ja punktil on 2 koordinaati. Paneme -2 x asemele siin ruutfunktsioonis ja arvutame ära -2 ruut pluss 4 korda -2. No kas arvutati peast või arvutati kirjalikult? Pigem kirjalikult, sellepärast et vaadake, tööülesanne on öeldud ka arvutada kirjalikult, eks ole, et siis võib hakata keegi teie kallal norima. Nii, ja näete, see arvutatakse ilusasti ära, saadakse -4 ja nüüd on haripunkti koordinaadid meil olemas. Ja need on siis, näete, -2 ja -4. Kas te nüüd tähistate selle H-tähega või mingi muu tähega, vahet ei ole, aga tavaliselt on haripunkt sõnast. Haripunkt esimene täht, eks ole, võiks ju H olla. Panete mingi teise tähe, ei ole ka midagi halvasti. Haripunkt olemas, kuulge, meil on esimene alaülesanne nüüd ära lahendatud, nii nagu ma ennegi ühes videos juba rääkisin, et teeme ringi ümber siia või selle ovaali, et meil on see asi tehtud. Nüüd leia, näete siis selle lineaarfunktsiooni graafiku ja Y-telje lõikepunkti koordinaadid. Tõsi, me tegime selle peast ära, nii et meil on tegelikult see juba tehtud, aga vaatame siis nüüd, näete. Loomulikult Y-teljel on ükskõik, mis punktid Y-telje pealt võtate, X-i väärtus on alati 0. Asendame siis siin parabooli võrrandis X-i 0-ga ja pärast väikest rehkendust saate teada, et Y on ka 0. No mis ta ikka muud saab olla, eks ole, tähendab. Näete, et siis, Y on 3, tähendab selles mõttes, vabandust, ma ütlesin valesti. Nii, et X on 0 ja 2 korda 0 pluss 3, eks ole, jutt on mitte paraboolist, vaid siis lineaarfunktsiooni. Näete, Y on 3 ja selge see, et lõikepunkt on koordinaatidega 0 ja 3. Siin mingit tähte pole ette kirjutatud, võiks kirjutada ka niimoodi näiteks, et tähistate selle lõikepunkti mingisuguse tähega L ja kirjutate, et lõikepunkt L on siis koordinaatidega 0 ja 3. Ja loomulikult pärast siis märgite selle siia koordinaatteljestiku ka. Nii et punkt 2 on meil tehtud. Punkt 3. Joonesta. Joonesta graafikud. Nii nagu parabooli korral rääkisin, võiks võtta 5 punkti. Sirge korral piisab 2 punktist. Nüüd. Mis siis saab? Hakkad arvutama, jah. Kuna see pilt nüüd on võetud siis eksamiülesandest, täpselt selline teljestik oli ette antud, siis te näete, et 2 suuremat X-i väärtust te võtta ei saa. Õigemini saate küll, aga siis te peate tegema uue teljestiku lihtsalt. Ei ole mõtet hakata seda uut teljestikku tegema. Ja nüüd, missugused X-i väärtused me võtame siis? Kõigepealt märgime ära 0 kohad. Paneme siia teljestikku ülesõtti paika. 1 0 kohta meil 0, see on meil teada. Teine meil -4, see on meil teada. Edasi, haripunkt on -2 ja -4. Siin on ilusti keskel, näete, siin on teada. Nüüd võiks võtta siis näiteks -1, -3, siis võiks võtta 1 ja -5. Me ei tea, mis sealt nüüd tuleb, eks ole, konkreetselt. Ja meil on siin nüüd arvutused ära tehtud, et vaatame, mis siis arvuti välja pakub meile. Joonestamiseks näete -4 ja 0 ja nüüd -3 korral tuleb -3. -3 korral tuleb, näete, -3. Siis -1 korral tuleb ka -3. Kohe ütlen, miks. Vaadake, siin on haripunkt. Ja mida ma enne rääkisin, parabool on oma telje suhtes sümmeetriline, aga telg läbib alati haripunkti. Nii et siit tuleb niimoodi, nüüd on meil 5 punkti olemas. Idee poolest me võiks ju siin parabooli juba ära skitseerida, aga vaatame, näete, 1, 2, 3, 4 ja 5, jah. Vaatame, kas arvuti pakub mõne punkti veel. Ei paku, vaat kui laisk on, jah, on ju nii. Aga kui me võtaks nüüd 1, vaatame, mis 1 korral juhtub.
1 ruut on 1, 4 korda 1 on 4, 1 ja 4 annab 5, ma saan selle 1 ja 5 siia küll kenasti paika panna, näete. Ja nüüd ma juba tean, et -5 korral peab tulema ka 5. Kust ma tean? Ikka see sama sümmeetria. Kui keegi ei usu, siis arvutame läbi, vaatame. -5 läheb ruutu, 25. 4 korda -5 on -20, 25-st 20 lahutada on 5. Ja vaat nüüd hakkab see kõige raskem osa, ütlen ausalt. Joonise tegemine hariliku pliiatsiga. Ja pange tähele, haripunkti juures peab olema see ilusasti nõgus. See ei tohi olla, ärge jumala eest joonlauaga hakake tegema. Eks ole, mõni arvab, et teen joonlauaga, siis näeb väga kena välja. Kena näeb välja küll, aga kahjuks on vale. Nii et kui ta isegi on natukene lopergune, mina pean tegema küll niimoodi selle digipliiatsiga, ta väga ilus ei tule. Aga ei ole ka kõige hullem, ütleme nii, et 3+ tuleb siit selline. Natukene võib-olla siin saab parandada. Ja näiteks, kui te seda esimene kord teete, tõmmake hästi õrnalt, sellepärast et võibki juhtuda nagu mul ka siin, et näete, nii on natuke parem, jah. Ja vaat nüüd need oksad, mis siia tekkisid, kustutame rahulikult ära. Ja kui meil on see parapool, siit jätkame, sest ega parapool ära ei lõpe. Nii läbi. Ja nüüd, kui see parapool on valmis, siis mis me teeme? Teeme sellise asja, kirjutame juurde tema võrrandi. Y on x ruut pluss 4x. X ruut pluss 4x. No näete, tore, olemas. Sirge. Sirge, Y on 2x pluss 3 ja arvuti pakub välja siin, näete, muide pakubki välja 3 punkti. Ahaa, ma võtan teise värvi. Sellepärast, et siis paistab paremini välja eksamil. Teie ärge punast värvi võtke, muidu töö parandaja läheb endast välja, et mida te õige endast mõtlete, kasutate punast värvi. Punane värv on õpetaja värv, jah. No nii, sirge. Hakkame siis pihta. -3 ja -3. -3 ja -3. Muide, see punkt on, näete siin parabooli peal ilusti, see on siin. X on 0, Y on 3. See punkt oli meil olemas. See oli see sirge ja Y selle lõike punkt. 1 ja 5. Näete jälle kenasti olemas, jah, 3 punkti. Nüüd võtame joonlaua ja joonlauaga siis paneme joonlaua paika ilusasti. Ma tõmban siit selle sirge ära. Nüüd läks küll midagi natuke nihu. Ja kui midagi sellist eksamitöös juhtub, siis peate mida tegema. Peate lihtsalt, nagu ma soovitasin, tehke algul õrnalt, sellepärast et midagi seal joonlaud nihkub paigast ära ja siis on nagu, vaat nii, ma teen teise katse, aga teine katse on juba edukas, näete, ja sirge ei tohi ühendada 2 punkti, vaid ta läheb neist punktidest läbi. Ja siia kirjutame nüüd kenasti juurde, millega siis Y võrdub ja Y võrdub meil, näete, 2x pluss 3-ga, selle kirjutame siia juurde 2x pluss 3. Vot nii. Ja nüüd mis on tarvis teha? Näete, joonesta graafikud. Graafikud joonestasime ära. Ega me rohkem ei pea midagi tegema. Kunagi ärge tehke selliseid asju ülesande lahendamisel, mida te ei pea tegema. Et ärge kirjutage kõike seda, mida maailma asjadest teate. Ärge seda eksamitöösse kirjutage. Ainult need asjad, mida küsitakse. Sellest täiesti piisab, et saada maksimumpunktid. Kui te kirjutate igasuguseid toredaid asju, näiteks siin on ka kirjutatud, eks ole, graafikute lõike punktid on, aga kas ne küsitakse? Vaadake, siin on öeldud, joonestage. Kui te nüüd need siia juurde kirjutate, siis ma arvan, et keegi väga käsi väänama ei hakka, aga seda ei küsita, nii et ma panen siia isegi ette kriipsu, arvuti on selle omavoliliselt siia teinud, mina tal seda teha ei palunud. Aga las olla, pole hullu midagi, aga eksamitöösse soovitan üleliigseid asju mitte kirjutada. Näete. Ja me olemegi siis selle ülesande nüüd kenasti ära lahendanud, nii et näete, parapool on siis parapooli moodi ikka ja tõesti vaba käega tuleb see teha, mitte igaks juhuks ütlen üle, et ärge
ärge mõelge selle peale, et üldse joonlauaga ühendada. Ja see haripunkti ümbrus peab olema ilusasti siin nõgus praegu. Kui parabola paneb allapoole, tema harud allapoole, siis peab olema see kumer, jah. Toredad sõnad, nõgus ja kumer. Kes on harjunud GeoGebraga näiteks tegema selliseid jooniseid, et kontrollida oma tööd, siis sealt saate muidugi väga ilusad joonised, aga eksamil seda võimalust ei ole. Nii et harjutage jooniste tegemist, selline soovitus minu poolt. Nüüd selle ülesande me lahendasime, minu poolt kõik, aga me juba varsti kohtume teiega ülesande number 5 lahendamisel. Nii et siis soovin teile kõike head ja peatse kohtumiseni, nägemiseni.